ma nägin, et kas Kati või Katrin? Katrin, et sa naerisid nagu juba palju, kui sa ennast kaamerast nägid või telekast nägid. Kas sa nägid esimest korda ennast niimoodi? No reklaame olen natukene näinud, et mis siin TV3-s juba on, et siis ma mõtlesin, et okei, terve Eesti saab minu naeruga tuttavaks. Väga piinlik. Aga miks sa üldse otsustasid kandideerida sinna saatesse? Mõtlen mina, see juhus tuli minu ellu üldse nii veidralt teepidi, et ma arvan, et ma pidingi sinna reisile saama. Et minu sõbranna tegelikult registreeris mind, et ma käisin tal külas, ütles, et sina pead kindlasti minema sinna, sest sina oled ainus minu tuttav või minu tutvusringkonnas, kes selle hullusega, mis saade endast kujutab, hakkama saaks. Mulle tundub, et ma sain. Kas sa arvad ka, et see ema on heas mõttes hull, et läheb kõikide asjadega kaasa niimoodi? Absoluutselt. Millised? Elu on üks kord ju. Õige. Mis olid ootused India suhtes? Ausalt öeldes ma ei oodanudki eriti midagi, ma soovisin rohkem nagu sellist loodust näha, et kohas me õnneks seda mägesid ja ookeani nägime, et nagu ja neid ilusaid nagu vaateid ka, et ehitisi, et ja rohkem ma ei osanudki mitte midagi oodata, sest ma ei teinud ja ei tahtnudki teha mingit kodutööd, et nagu vaadata, et täpselt kuhu me läheme või meil oli kõik ju paberimajandus anti meile ju kätte, et natukene seal oli midagi ikka kirjas, et pärast vaatasime, kus me pinesime ja olime, et ma ei tahtnudki seda teada, sest muidu ma oleks ise endalt ära võtnud selle elevuse, ja seda ma ei soovinud. Mul ei olnud otsuseid. Jah, ma lihtsalt lähen kõikide hulludega asjadega kaasa, mis pakub. Aga nüüd 3 nädalat, eks ole, olite seal. Mis oli tegelikkus? Mis oli teistmoodi, kui nagu arvasid või... No veel räpasem oli, kui ma arvasin, veel rohkem inimesi, kui ma arvasin, et ja veel enam ma õppisin hindama seda vaikust, mis on Eestis, et mul on endal siin Abjakandis on maakoht, kus sa põhimõtteliselt võid ihualast jõu astuda ja ükski naaber sind ei passi, et Indias sellist asja kogeda on võimatu, kohe kindlasti, et just jah, võib-olla see meeletu mass ja veel räpasem, kui ma arvasin. Piltide peal on nagu ilusam. Kõik mu arvatused läksid tõeks ja ma arvan, et tegelikult inimesed on nagu palju soojamad, kui ma nagu actually arvasin. Et nagu nad on kohe nagu saime uus pestu! Et nagu... Kuidas siis inimesed vastu võtsid teid? Väga hästi, inimesed olid hästi soojad, et nagu kohe, et nagu valge tuleb, et eks valge on ju see rahatooja, et nagu kes ei suhtuks hästi sellesse, kui sinu riiki või sinu nagu ärile tuuakse raha. Omavahel salaja öeldes siin, et kuidas siis Taavi tegelikult reisikaaslasena oli? Minule väga meeldis, et sellest hetkest peale, kui ta mul seal külas käis, me nagu finalistidega nagu tutvus ja kohe meile selle võidu teatavaks tegi, et meil kohe hästi klappis, et ma ise pean ennast suhteliselt avatuks inimeseks, ma suhtlen kõigiga suhteliselt vabalt, et mul ei ole raske nagu kontakti leida kellegiga, et aga üldse, et nagu reisilgi olime, et seal vahepeal väändasin natuke jalgu seal kividel välja, et kas on kõik hästi ja et nagu kogu aeg tundsid, et kas teil on kõik korras ja et ikka küsis, et nagu et siin oli paar päeva ennem, kui me tagasi tulime, et anti mul ülesanne mingi India kutiga kohtama minna, et et nii, kas te olete juba tagasi, kas teil on kõik hästi, et kas me ikka jõudsime kohale, et nagu kogu aeg oli see nagu nii oli pilk peale, et see oli küll väga meeldiv. Öeldakse, et inimesed õpivad üksteist kõige paremini tundma reisi ajal, pikema reisi ajal, et ma saan aru, et te pole varem nagu käinud kuskil pikemal reisil otseselt? Norras nüüd käisime... Käisime esimest korda, jah. Aga mis te üksteise kohta õppisite? No mina sain teada, et minu laps Kate on minu suhtes ülikaitsev, et ta ei taha, et nagu emps kuidagi haiget saaks emotsionaalselt ja overprotective nagu on ja nagu ma ei tea, kuidas Kate, mis sina minu kohta kõige rohkem teada said? Mitte midagi, ma juba teadsin, et sa peast jaladal on hull. Olete valmis nüüd, et saate Vändras kohalikeks staarideks nii-öelda? Et nagu malel käiakse vist turul käivad fännid, et... Ei no ma kolin minema. Kuidagi ma ei ole enam Vändras, nii et mul on hästi. Mul on hästi, jah.
mul on kord kuskil. aga kas see reis nüüd nagu tekitas ka mingi kihu, et veel edasi kuhugi minna või reisida? Nüüd on peas nagu mõte, et kui saade annab mulle võimalused, siis ma läheks ise, teeks saadet, aga mingid loomade päästmist kuskilt näiteks merest vaata, võtaks pere kaasa ja oleks staar. Mulle väga meeldiks ja loomad mulle meeldivad, et nagu ma tegeleksin nendega, mitte inimestega.